tervitus jälle kõigile videomonteerimise huvilistele. Täna me räägime siis videofaili kiirendamisest või siis aeglustamisest. Olen siin juba ette valmistanud endale sellise mingisugused jupid siin, millega ma täna töötama hakkan. Kuna meil siit ülevalt mitte midagi täna vaja ei ole, ei siit vasakpoolsest tulbast menüüst mitte midagi vaja ei ole, ei salvestusfailidest mitte midagi vaja ei ole, ei tagasi minemisnupust ega siit help, option, tools, insertist mitte midagi vaja ei ole, siis ma lülitan siia kohe endale, kui ma need failid siia nüüd selle rajale veel tõmban, siis ma lülitan selle endale teise monitori teile siia, et teil oleks paremini näha, mis üldse toimub. Nii, tõmbame siis kiirelt need failid siia ära. Niimoodi. Nii, 5 faili. Ja nüüd oli siis selline lugu, et ma tegin seda salvestust lihtsalt linna peal kõndides ja tuli välja, et mu telefon ei salvestanud miskipärast heli. Ma ei tea, kas sellel selfie stickil oli siis mingisugune probleem selle juhtmega, üldiselt heli salvestanud. Siis ma nagu oma enda mikrofoni peale salvestasin ühe heli, et ma asendan sellel väiksel videofailil, asendan siis selle heli siin ära ja teeme siis selle asenduse ära. Vaadake nüüd, kui me siit nüüd selle klikkame siia ja tahame seda kustutada, kustuvad need mõlemad rajad kustuvad ära, nii heli kui videorada. Aga minul on vaja ju ainult, et helirada ära kustuks. Sellisel juhul tõmbame selle tagasi siia. Ja siin on selline nupp nagu Ignore Event Grouping, ehk siis ignoreeri selle sündmuse grupeerimist, konkreetselt selle sündmuse grupeerimist. Vajutame siis siia ja nüüd näete, nüüd see heli liigub eraldi sellest videorajast, helirada liigub eraldi. Muidugi see liigub igal pool eraldi. Et kustutan selle siit ära. Nii, vaadake, kui ma nüüd siin ära tegin seda delete'i, siis siia töölauale jäi see alles nagu siis see fail, eks. Aga siin on, kui me tahame siit töölaualt seda faili ära kustutada, kui me nüüd klikime siia, paneme sellele failile siis selle hiire kursori ja vajutame parema klõpsuga, siis pakub siin remove from project, et kui ma nüüd siit remove from project, et kui ma nüüd siit ära kustutan, siis ta kaob üldse projektist ära. Et kui ta oleks mul praegu siin, siis ta kaoks ka siit täielikult ära. Nüüd ma toon siis oma teise monitori pealt tagasi selle faili. Niimoodi, teeme siit selle tagasi. Ei toonud. Siis toome selle faili siia tagasi, teeme tagasi. Niimoodi. Ja nagu ma ütlesin enne, ma siiski veel näitan lõpuni. Et need rajad trackid on need eraldi, eks eraldatud. Ma kustutan selle heliraja siit, selle jupi ära, selle sündmuse jupi ja panen oma mikrofonis salvestatud heli siia. Ja muidugi nüüd see, mis ma seal nüüd videos räägin ja see, mis on nüüd selle heliraja peal, on nüüd muidugi eraldi jutt, nagu suu liikumise järgi toimu. Aga see ei ole hetkel nagu tähtis, ma tahan siit hoopis midagi muud näidata, nagu ma rääkisin, kiirendust või aeglustamist siis. Teen enam-vähem selle ühe pikkuseks sellega. Niimoodi vaadake, kui ma nüüd siin tegin selle ignore event grouping, ignoreeri selle sündmuse grupeerimist, eks. Et kui ma nüüd siit selle uuesti ära võtan, eks, siis nüüd need liiguvad ikkagi selle sündmusega koos. Aga siin ei liigu, siin pole nad veel grupeeritud. Niimoodi. Mis me siis siin tegema hakkame? Me teeme nüüd niimoodi. Vaatame, kuna mina nagu tean sündmust, et mis siin nagu toimub, eks, et siis, eks kui teie hakkate oma neid faile töötlema,
te teate samamoodi, mis toimub, et siis sisuliselt võib niimoodi kähku läbi vaadata, mis meil siin oli, eks. Okei, siit ma tahaksin jätta, ütlema siit maalt, lõikan selle alguse ära, teen selle faili lühemaks, niimoodi, siit ma pean siis ühe kaupa neid tõmbama, niimoodi. Nüüd kontrollime selle ka üle, nüüd me oleme siit kõndimas, kuskil siin linna peal, eks, vaatame selle sündmuse üle, okei, mulle sobib, niimoodi, vaatame, mis sündmus siin oli, siit tahaks siis kohe seda ära lõigata, eks, no lõikame näiteks siit maalt ära ja vaatame, mis siin on. Vaatame, mis siin on. Nii, ja selle jätame alles. Vaatame, mis siin oli. Siin oli siis, okei. Niimoodi, ütleme, et siit ma siis kõndisin, läksin sinna söögi kohta, keerasin siit juurde, nii, ja nüüd ma tahaksin siis siit ka ära eraldada, kui ma tahan kuskilt mingi osa tahan kiirendada, teist osa tahan jälle aeglustada, eks, teeme siin selle spliti, et näiteks tahan kellegile, tahan mingit sündmust säilitada, mingisugust konkreetsemat sündmust ja oli mul liiga lühike, tahan seda nagu aeglasemaks teha, eks. Teeme siis valest kohast splitisin ära, teen siis Ctrl-Z, nüüd on ta siin uuesti, nii, ütleme, ma tahan hoopis siit splittida ja siis splitin, nüüd me jõudsime siia söögikohta, nii, ja kuna nüüd see söögikoha pilt kaob siit ära, siis enam sellel mõtet nagu ei ole, eks, siis ma teen siia ka spliti, nii. Et nüüd ma olen failidega rahul, kontrollin igaks juhuks üle. Nii, selle failiga ka ma rahul ei ole, selle ma võin siit üldse ära kustutada. Siis ma tõmban selle siia. Endal lihtsalt oleks mugav, pärast ma hakkan nagu nii need laiali tõmbama. Nii, tõmbame nüüd kokku ära. Nagu ma eelnevas tunnis ütlesin, et see kokku-lahku tõmbamine käib siis sisuliselt, kui kiiresti tahad niimoodi teha, et pole vaja nagu mingit kontrolli, siis kui see hiirekursor on siis nende radade peal või siis selle tumeda tausta peal, siis saab lihtsalt selle hiirerattaga keerutada, ongi kõik. Nii, mis me siis siin teeme? Mis meil siin alguses on? Imelik asi mingisugune? Ei ole mingit imelikku asja, tundus. Niimoodi. Nüüd me teeme siis niimoodi. Kõigepealt kontrollime üle, kas meil on igal pool tehtud faili peal. Kui me klikkame siia heli faili peale või siis selle video faili peale, klikkame parema hiireklõpsuga, lähme siia propertiesse ja et igal heli või siis selle video failil on see ära määratletud kõigepealt disable resample. Parem on see kohe ära teha praegu, niimoodi, siit samamoodi, teeme kõigil ära. Ja nüüd, kuna ma lõikasin siit selle jupi, nagu te mäletate, ühe siis ma kärpisin ära, kus siin oli see kebabi märk, eks, või siis see restorani koht, eks, siis seda faili eraldi, siis seda lõiku nagu eraldi
eraldi siin ei ole. Miks see tähtis on? Ma näitan teile vastavalt siis etapilt, näitan teile sellist asja, et kui ma hakkan seda kiirendust tegema, siis see kiirendus selle videolõigu puhul ei toimi enne, kui te ei tee ühte toimingut ära. Ma jõuan selleni, aga et see on, ma pidin praegu selle ära märkima, siis ära täheldama, et te peaksite meeles, et selle väikse lõiguga on veel vaja miskit teha. Näete, siin on, kui me vaatame siin pealkirja, siis on 555 läbi pargi, 444, 333, kõik, siis on 222, eks, 111, siin on 333, aga ja põhimõtteliselt need 333 on nagu 2 korda. Kohe jõuame selleni, nii. Võimalik on siis üks asi veel, kui me nüüd hakkame seda töötlema, eks vahest on meil vaja ka niimoodi, et meil on vaja helifail on vaja ka salvestada ja et ta jookseks täpselt selle videofailiga nagu ühes, et sellepärast on vaja nagu see helifail ka õigesti ära töötada ja helifailiga on vaja siis teha niimoodi. Sisuliselt täpselt samamoodi, et paneme selle hiire kursori siia helifaili peale, klõpsame parema hiire klõpsuga tuleb see properties lahti, siis siin me näeme meetodit. Siis me paneme selle meetodiks, määrame see elastiku ja lock to stretch ehk siis lukusta selle venitamise, vastavalt siis kas kokkusurumise või venitamise, lukusta selle sündmusega, siin me peame tegema selle linnukese. Ja niimoodi me peame tegema iga faili peal. Kui me muidugi tahame konkreetselt seda heli nagu venitada vastavalt, muidugi kui sa rääkimise heli tuleb imelik, nagu hakkab venima ja niimoodi, või siis läheb liiga kiireks, eks, aga näiteks kui mingid püstolilasud on, kui te tahate mingit püstolilaske teha, siis kuna see püstolilask nagu toimub siis selles videos nagu kiiremini või siis vastavalt aeglasemini, siis on vaja selle püstolilasu heli on ka vaja nagu siis kas pikemaks või lühemaks teha. See on, kui mängustriim on või siis tahate mingit efekti teha, et tahategi just, et see heli just veniks siis selle sündmusega täpselt samamoodi nagu see sündmus ise. Nii, siis igal pool teeme selle, määrame siia elastiku. Nii, siit samamoodi. Teeme igal pool elastik. Niimoodi. Nüüd ma kerin selle pikemaks. Kontrollin üle, kas ma ikka siin tegin. Ja siin on kõik disable sample, kõik tehtud. Siin teeme samamoodi. Niimoodi. Disable sample siin on tehtud. Kas siin heli on tehtud? Heli ei ole tehtud. Paneme siin ka elastik. Lock to stretch. Ja vaadake, mis siin tegema peab. Siin peab sellist asja tegema. Create subclip. Nüüd see subclip tekkis siia, kui me nüüd venitame pikemaks, siis me näeme, et siin tuli selline kiri nagu subclip, et selle toimingu peab kindlasti ära tegema. Selle kõik ära määratlema. Sest kui pärast ära unustad, siis on igavene jama. Siin samamoodi parem on kohe ära teha, planeerida ära. Pärast jäädki otsima. Ja siis viimase peale. Disable sample. Siis samamoodi properties, elastic, lock from stretch, okei. Niimoodi. Nii. Nüüd meil on sündmus valmis. Siis kiirendada on võimalik kahel moel. Näitan esimest varianti. Et esimene variant on selline. Klikime siia, siis selle helirajale parema hiire klõpsuga ja siin on, jälle lähme siia propertiesse, vajutame properties
ja siis on siin playback rate ja undersample rate. Et kui ma nüüd siia panen, siin on võimalik kirjeldada kuni 4 korda, eks, mingisugust klippi. Paneme siia näiteks 4 ja mis juhtus selle klipiga? Klipil tekkis selline, ütleme niimoodi siis nagu selline siksakiline rada, eks. Ja vaadake, siin on sellised linnukesed. Et see tähendab seda, et selle sama distantsi peale nüüd see video kordub 1, 2, 3, 4 korda. Et ta ei korduks, me peame selle sündmuse lihtsalt tõmbama vastavalt siis lühemaks. Me peame nüüd selle faili ka nüüd lühemaks tõmbama, aga et nüüd selle heli ja elastik nagu töötaks, siis peab enne tõmbamist, panete selle tõmbamise hiire siia paika, vajutate kontrolli alla ja siis kontrolliga tõmbate. Kui te kontrolliga ei tõmba, siis läheb kõik asi nagu segamini. Niimoodi, nüüd tõmbame tulejäänud failid kõik siia poole. Niimoodi, kas mul on ja järelikult on siis selle ignore event grouping, siis sündmuse grupeeringi ignoreerimine on sees. Lülitame selle välja. See kõik töötab siia ma panin selle heli juurde, eks. Ja nüüd ma siis tahan näidata, et kui ma teen selle vastupidi teen aeglasemaks kõik selle, mis ma siin räägin. Et vajutame siis siia hiirega. Nüüd teine moodus kiiremaks või aeglasemalt teha on see insert envelope ja siit valida siis velocity. Aga kuna Sony Vegasel, kui ma nüüd siia vajutan, siis see roheline joon, mis siin tekkis, on niivõrd madalal ja seda peab niivõrd täpselt tõmbama, et on keeruline seda teha ja seda korralikult ja täpselt tõmmata. Me läheme Ctrl-Z-iga sammu tagasi, aga teine variant on nüüd niimoodi, et kui ma klikin siia, tuleb samamoodi, läheme propertiesse, kontrollime seda disable sample, kiirendame seda 2 korda, paneme 0,5. Nüüd tekkis siia selline hammasrada või siis see kõver, eks. Ja nüüd me peame siis vastavalt selle pikemaks tõmbama. Näete? Ja siis tekkis siin samamoodi selle linnuke, eks. Ja selle linnukeseni tegelikult me tohime pikemaks tõmmata ainult selle linnukeseni, siis ta muidu hakkab korduma. Täpselt nagu oli eelmisel. Tõmbame selle linnukeseni ja siin samamoodi enne kui me hakkame seda pikemaks tõmbama, vajutame kontrolli alla. Niimoodi. Ja tõmbame selle siia maani välja, sellepärast, et siin meil oli ju see lock to stretch oli määratletud ja nüüd kuulame, mis siit sai. Nii, ma teen selle heli veits valjemaks. Tõstame siit selle joone, helitöötlusest ma räägin järgmistes seeriates, et oleks valjemini kuulda, mis siit sai. Nüüd siis muutus nii siis see videolõik aeglasemaks, kui ka jutt muutus aeglasemaks. Nii, ja siin meil juhtus siis, vastupidi läks kõik kiiremaks. Kõik toimub kiiremini. Ta praegu siin hakib, aga renderi pealt ta enam ei haki. Peame igaks juhuks, kui ta niimoodi hakib, siis ma peaksin igaks juhuks kontrollima, kas mul oli ikka see disable sample siin töös, kõik on korras. Niimoodi. Kiirendamisega, siin me saime kiirendada 4 korda, aga meie tahame näiteks kiirendada palju rohkem kui 4 korda. Tõmbame selle kõik siia poole. See fail on siin päris väike, teda päris raske on pihta saada. Niimoodi, tõmbame kõik siia poole. Mugavam oleks töödelda. Nüüd ma näitan teile huvitavat asja. Niimoodi. Nüüd ma tahan samamoodi selle teha kiiremaks, ütleme näiteks 7 korda. Ma näitan teile, kuidas teha veel kiiremaks ja veel kiiremaks sündmust. Nii, meil on võimalik siin teha nüüd niimoodi. Klikime siia. Insert envelope ja siit valime velocity ehk siis kiirendus
tekkis see joon. Nüüd me siit paremalt poolt näeme seda protsenti, siis on 457 peaaegu 7 korda kiiremini ja siis on 7,11 korda kiiremini. Ja nüüd tekkisid siin need linnukesed, samamoodi nagu tekkisid siin esimesel lõigul need linnukesed, kuid siin ei tekkinud seda sakilist joont, siin tekkis see sakiline joon. Nii et siis väike erinevus. Nüüd tõmbame kokku ja teeme Ctrl+S-i igaks juhuks, et midagi ära ei kaoks. Ja nüüd hakkab see kõik asi palju kiiremini toimuma, ehk 7 korda kiiremini ma kõnnin, 7 korda toimub kõik kiiremini. Niimoodi. Aga nüüd on veel üks väga tähtis asi. Nüüd ma just tahtsin jõuda selle väikse jupini. See väike jupp oli hästi tähtis. Siin väikse jupi peal me ei näe mitte midagi, me tõmbasid selle kõik ligemale natukene. Niimoodi. Näete, et kui ma siin praegu vajutan midagi, siis alati selle raja viskab sinna, kus on see järjehoidja. Et sellega peab harjuma, et kus järjehoid on, selle peab alati arvestama, kus järjehoid on, muidu hüppab sul kogu aeg käest ära see. Niimoodi. Kuna me lõikasime siit tegelikult juba olemasolevast klipist selle jupi välja ja me ei saa teda töödelda, no ütleme näiteks, tõmbame ta veel pikemaks on ja kordame seda sammu, kus ma näitasin kiirendust. Niimoodi. Läheme siit Insert Remove Envelope, paneme Velocity ja kui me nüüd tõstame seda kiirendust, eks, näiteks praegu me tõstsime 739%, tõstsime veel seal 825, eks niimoodi ja vaadake nüüd, neid väikeseid linnukesi siin ei tekkinud. Ja nüüd ma ei tea, kuhu maani teda tagasi tõmmata, et ta ei korduks kogu aeg, et siis on jama, on ju, probleemi ees, et mis me nüüd siis teeme? See asi käib niimoodi, teeme Ctrl+Z, oleme nüüd alguses tagasi, teeme veel kord Ctrl+Z, et see üldse ära kaoks, siis nagu ma ühes õppeseeriates, ühes tunnis rääkisin, et me räägime sellest subklipist, kõigepealt me peame siis tegema selle Create subclip, kui ma nüüd siia vajutan, siis subclip jõuab siia töölauale. Nüüd me saame edasi töödelda. Nüüd oleme loonud selle nii-öelda selle alamklipi ehk siis subklipi ja siin ma soovitaks selle nupuga Ignore Event Grouping, võtta see Event Grouping maha, et need kaks faili oleks eraldi. Niimoodi. Siis läheme siit Properties, aeglustame siis seda 4 korda, 0,25, okei, tekkis selline sakiline joon, nüüd pikendame seda videolõiku nii kaua, kui tuleb see linnuke, siin see linnuke, selle linnukesega lähme siia, nüüd siis, kui me tahame, et see heli, nagu ma enne rääkisin, et see heli peaks nagu olema, vahest on niimoodi vaja, et see heli on täpselt siis selle videolõiguga ühtemoodi, sellest näiteks kui püstolipaugud on, et siis püstolipaugud on ka nagu, või siis lasud on siis nagu aeglasemad või siis näiteks see automürin või mingisugune efekt on, siis see heli oleks vastavuses nagu selle videos toimuvaga, siis me vajutame Ctrl alla ja tõmbame siis me peame siin selle event grouping uuesti maha vajutame selle Ctrl alla. Ja tõmbame siia maani. Niimoodi. Nüüd me oleme selle aeglasemaks teinud 4 korda ja nüüd kuidas see näeb välja niimoodi. Aeglustatud efekt. Aga proovigi seda aeglustatud efekti nagu millegi muu peal, et mina võtsin lihtsalt selle video, et näidata. Ja nüüd, kuidas siin selles damakis süüa tehakse, selle ma tahaksin samamoodi kiireks teha. Niimoodi. Siit ma panen umbes, ma ei hakka siit valima eriti, võtan lihtsalt siit selle Insert Envelope, Velocity, panen siit kohe julmalt kohe 925. Ühtegi linnukesed tekkisid, mingisugused linnukesed tekkisid siia. Niimoodi. Video on kole pikk. Ja tõmbame siis selle vastavalt lühemaks. Niimoodi.
vaatame, mis nüüd siis saab siin. Niimoodi, vaadake, ta nagu justkui hakib, eks. Et siia võiks hoopis mingisuguse muusika panna. Näiteks võtame siis selle event groupi maha jälle, kustutame selle heliraja siit ära. Võtan siis enda sellelt oma kaustast, võtan siit mingisuguse heli. Võtame siis näiteks siit endalt, mis mul siin meeldis, mulle meeldis number 3 heli. Võtame siit selle number 3 ja näiteks laseme siis koos muusikaga. Laseme siis koos muusikaga. Tõmbame siia poole veits. Ja kuidas ta siis hakkab olema. Nüüd nägite seda natukene hakkivalt, eks. Ja teeme väikese renderi. Võtame siis selle, nüüd ta renderdab ainult selle osa. Võtame render as. Paneme siis 4. õppevideo. Paneme siia RAW ja mul on siin juba seadistused tehtud, Sony AVC, MVC, YouTube ja paneme renderisse. Nüüd ta siin määrab selle aja, kaua ta renderdab ja siin näitab seda reaalset aega. Nii, nüüd on render valmis ja kui me siin nägime selles eelvaates, et ta hakkis, siis vaatame üle, kuidas ta valmis näeb, valmis kujul on. Avame siis ta siit, vaatame, mis siit tuli. Niimoodi see käib. Ja hakkimist ei ole. Korras. Niimoodi see kiirendamine käib ja ongi lihtne 2 kohast, et kas siis selle pop-up menüüst või siis sellest teisest pop-up menüüst, kus see properties alt ja ongi kõik nii lihtne. Ise õpite siis täpsemalt seadistama, kuidas teil vaja on, aga põhitõed on teil nüüd siis teada.